selle all ja tahtsin tere hommikust. Tere hommikust. No nagu Kristjan natukene ka tegelikult sisse juhatas, siis teie kultuuri jaoks see osa aastast, mis nüüd kohe-kohe on algamas, juba täpsemalt homme, on eriline. Kordame üle, miks ta on eriline? Miks ta on eriline? See on Ramadan on islami 9. kuu, et see on paastukuu, et sellel ajal moslemid paastuvad ja koidukust päikese loojanguni, et nad ei söö ega joo mitte midagi, ei süütseta, aga kui päike hakkab loojuma, siis nad hakkavad sööma. Siis algab homme, jah? Ülehomme. Ülehomme. Ja te täna võite veel süüa rahulikult seda, mida tahate? Jah. Aga kas see ka tähendab seda, et natukene nüüd peakski rohkem nii-öelda rasva koguma, ehk siis sööma võimalikult palju, et kestaks selle Ramadani ära? Või sööte tavapäraselt nii nagu tavaliselt? Jah, me sööme tavapäraselt, sest see keha kohe harjub sellega, et 3 päeva on natuke raske, sest ei tohi juua vett ka tegelikult. Sellega on natuke keeruline. Aga Ramadan liigub, et tuleb 10 päeva ettepoole, ehk siis läheb talve poole. Aga praegu läheb samm-sammult talve poole ja Eestis ei ole üldse keeruline paastuda. Meil on seda pimedat aega päris palju. Aga äkki korraks taustaks ka see, et tegelikult ju teie nii-öelda amet ei ole see, et me nüüd kutsuksime siia profikokkad. Öelge 2 lausega ka, mis see teie taust on, kuidas te olete või miks te olete Eestis ja mis on teie igapäevatöö? Ma olen poliitilisel põhjustel siin. Ma töötan matemaatikaõpetajana. Tahsin on minu sõber Türgist. Tal oli ka sama lugu, et poliitilisel põhjusel ta pidi põgenema ja siis, kui ta helistas mulle, küsis, et kuidas Eestis on elada. Ma ütlesin talle kohe, kui sa räägid eesti keeles, siis on väga hästi elada. Kas sa pimedusega oled harjunud juba mõlemad? Nagu te ütlesid, et teil on hea Ramadani siin pidada. Alguses oli raske mul, ma ei tea, kuidas sellel oli. Mul oli alguses raske, aga on 3 aastat läbi, siis oleme harjunud. Ja tegelikult üks asi, millega saab alati teha kuidagi selle talve ja aja paremaks, on söök. Ja Türgi söök, kui need vürtsid ja maitsed ja need kõik hakkavad sealt köögist tulema, siis automaatselt see masendus, talvine masendus kipub ära kaduma. Te olete tänaseks ka valmistanud ette midagi. Kas see on nüüd seotud kuidagi Ramadaniga ka, et te võite seda süüa siis, kui päike on loojunud, jah? Või kuidas sellega on? See mõtles selle... Jah, just, see sama. See ei ole tegelikult Ramadaniga seotud. See on tavapärane söök lihtsalt. Ja selle nimi on Anne Köfte, ma ütleme türgi keeles, mis tähendab eesti keeles Ema hakkliha kotletit ja siis mamma kotlet. Mamma kotlet, kindlasti. Ja see meenutab paljudele inimestele lapsepõlve tegelikult. Ja siis kui sa sööd seda, siis tuleb kohe meelde, et kui selled hetked, kui ema oli köögis askendamas ja siis see on väga hea tunne. Kusjuures see sibulalõhn, ma juba ennem tundsin seda, et sibulalõhn on üks, mis nagu mul tekitab seda sama. Hakkame siis kuskil pihta, mis selleks vaja on? Selleks on vaja hakkliha? Meil on umbes 500 grammi hakkliha. Selleks on vaja siis ühte sibulat riivitud, aga see on üks nipp, oluline nipp, et sa pead sellest mahla pigistama. Välja, et jääks võimalikult kuiv, jah? Ja see annab selle ebameeldiva maitse. Kibedust kaob ära siis? Kindlasti. Meil on vaja maitseaineid, musta ja punast pipart. Mis sul on veel need? Siis me täna just küsime inimestelt ka igast eksootilisi maitseaineid. Mis sul on? Riivsai. Tavaline riivsai. Nii. Selleks on must pipar. Siin on sool? See on sool, must pipar, punane pipar. See on punane pipar? Kas see on mingi spetsiaalne Türgist? Jah, Türgist, kindlasti. Lõhnab väga mõnusalt vürtsikalt. Üks muna, ühte muna. Ja see on? Ja jahvatatud köömneid. Need lõhnavad alati nii hästi. Minu jaoks kohe selline soe lõhn on köömne lõhn, kui on jahvatatud vürtsikalt. See on teie jaoks natuke teistmoodi. See, jah? Nii? Me teeme, see on ka vaja, see sibulasalat. Selleks on, ma ei tea, Eesti tänavatel ma näen seda puud. See on aadika puuvili tegelikult.
ja see on jahvatatud ära, siis kuidagi kuivatatud ja jahvatatud. Sumak. Sumak? Jah. Sumakit mul isegi kodus natuke on. Nii, aga... Ja siis kõik segame, paneme ühte tassi, segame, et läheb ühtlaseks massiks. Nagu Eestiski kotletti tehakse siis võrdselt. Ja ma küsin veel igaks juhuks korraks üle, et ma tean, et osad inimesed tehes sellist kotletid ainest, nad eelnevalt kergelt klaasistavad pannil selle sibula. Siia läheb sisse toores sibul. Ja siis segame. Väga hea. No ma ei tea, kas ma võin selle juba siia sisse lükata? Muidugi. Ma võtan siit, ma lükan siit noa otsaga selle sisse siis kõik. Ja siis kohe muuna panna. Jah. Ja see kõik läheb pannile siis pärast või? Ja tegelikult sarnasused ja tegelikult sellise Eesti kotleti. Jah, riivsai, ütleme, lihtsalt ongi vürtsidega saame lisada natukene sellist teistsugust. Jah, maitseainena annab natuke teist. Panen maitseaineid tegelikult silmejärgi. Paned silmejärgi? Pipard läks mõnusalt. Kas pigem levinud Lähis-Ida köögis, et ei ole see see oli õli lihtsalt. Õli. Ja see pärast see kofta, mis kujul teie teete? Me olen näinud erinevaid variante. Osad teevad sellise pallina, osad panevad pulga otsa ja teevad sellise piklikuna. Me teeme tegelikult kodus tegelikult teeme lamedad pallid. See on siis nagu teed palliks ja siis surud natukene kokku? Jah. Siis on lihtne praadida. Selge. See muide, ma võin juba öelda, televiisor lõhna ei edasta, aga need lõhnad, mis siit tulevad, on juba väga mõnusalt sellised, sa tunned seda hinge kosutavad lõhnad on need, mis siit tulevad. Me oleme nüüd tagasi Telehommiku köögis ja mõnes mõttes selline, ma ei tea, vähemasti Kristjani unistuste olukord on siin praegu tõesti suurepärased lõhnad. No aga miks ainult minu? Seda sul ei ole, sest minu jaoks küll kodused lõhnad täiesti kotleti praadimise lõhnad, need on nii head. Peab tunnistama, et kuigi me mõnes mõttes ju räägime eestlaste mõttes eksootilisest köögist, siis tegelikult siin on ka midagi väga kodust. Ja, see Lalledaksin on nüüd siin tund aega valmistanud neid. Käime korra veel üle, mis sellesse kofta taignasse läks? Seal oli hakkliha, mis seal veel oli? See oli hakkliha ja ma unustasin mainida, see oli petersel ka, hakitud petersel. Maitseained oli must pipar, punane pipar, köömned oli. Sool. Sool ka oli. Sumak oli ka? Sumak ei ole. Lihtsalt sibulasalati jaoks. Ja siis veel oli õli ja muna. Ja riivsai. Ja riivsai ka. Just. Ehk siis põhimõtteliselt peaaegu tavaline selline Eesti kotleti taige, natukene võib-olla mõne piprasema. Lihtne, praktiline. Vürtsiga. Ja kuidas selle praadimisega on, et on seal ka mingid põhireeglid, et kas kuumus pigem peaks olema nagu võimalikult intensiivne või tuleks teda pigem natukene rahulikumal tulel praadida? Jah, peab olema mitte nii kõrge, siis see läheb muidu... Tasasemal tulel. Ja, seal on näha ka, nad nii mõnusalt särisevad seal, et ta küpseks ilusti läbi. Ja väljas on nii väljast kõrbe, aga siis peaks olema pehme. Kindlasti, ja vahepeal on valminud ka sibulasalat. Lihtsalt punane sibul, mis sa veel panid sinna? Punane sibul, hakitud petersel ja see sumak. Sumak, lihtsalt need kolm asja omavahel. Ja nüüd see põhimõtteliselt lähebki kokku nii, et see seda süüakse siis saia vahel. Jah, tegelikult see ei ole ainult kodutoit või Türgis tänavatel ka väga paljud tehakse vankrites või ma ei tea, väikestes kohvites. Väga palju on. Ja siis tänavatel tegelikult selle leiva sisse pannakse. Ma vaatan, see on põhimõtteliselt tavaline ciabatta, mille sa oled lõiganud väikselt neljaks ja tõmmanud sisu seest välja. Väga hea mõte. Lihtsalt pannakse nii sisse, kotletid ja siis soovi korral võidab panna sibulasalatiga tegelikult väga hästi. Ma usun. Ma korra piilun siia kotleti sisse. Kas ma võin seda kotleti niisama ka proovida? Ma võtan siit väikse tüki. Vaatame. See näeb lihtsalt nii ahvatlev. Ja, no see on imeliselt küpsenud, kui sa vaatad ja see on nii mahlane ka kõik siin. Ma pean ühte proovima, ma ei saa teisiti. Aga see on ikkagi pigem, nad on sellised, nagu te enne ka ütlesite, et nendest tulevad ikkagi sellised lapikud kotletid, et nad ei ole selles mõttes lihapallid, et nende see kuju on ikkagi selline lapik. Ta on mõnusalt piprane ja vürtsikas. On see kofta. Väga mõnus. Ja soola on täpselt parajalt ja tõesti. Ja sa tomatit panid ka natukene. No eestlane tahaks kohe mingid, ma ei tea, kastet sinna ka, aga ma arvan, et see kofta on ise juba nii mahlane, et see ei vajagi. Kodus frikatega tegelikult. Lastele väga meeldib frikatega. On jah? No frikatega. Ja lastele läheb alati kõrvale. Ja riisiga ka. Nii, ja kõrvale, mis see siin kõrval see on, see, mis siin klaasis on? See on aire.
lihtsalt jogurt, vee ja soolaga. Jogurt, vee ja soolaga? Jah, lihtsalt. Kas see on siis pigem selline igapäevane jook või on see pigem mingisugusel erilisel puhul? Väga huvitav. Ütleme nii, näiteks gaseeritud jookide asemel me tavaliselt joome seda. No võiks eeldada ka, et ta on hästi selline tervislik ja kõhusõbralik. Omavahel sobivad väga hästi kokku. Väga hästi. Te ütlesite, et see on huvitav. Kas see on meil... Nagu hea huvitav või halb? Aga kui natukene üldse rääkida... Oota, ma kohe selgitan. Kuna seal küsis. See on hea huvitav, sest ma olen kunagi proovinud mingi gaseeritud varianti ja see oli nagu veider. Aga kui see on selline kodus tehtud, et sa ise saad täpselt määrata, et palju vett, palju jogurtit, kui palju soole. Ma kartsin hullemat, see on tegelikult väga maitsev ja see sobib selle kohtaga väga hästi kokku. Üllatav täiesti. Väga hästi sobib. Aga tegelikult me saame natukene ka reklaamida ühte teie väga toredat ideed või algatust, mille mõte on just see, et Eesti inimesed saaksid rohkem teha tutvust Türgi toiduga. Kuidas see täpselt on teil mõeldud? Jah, et kuna meil on Ramadan ja ma ei tea, Türgis, kas olete näinud, et Ramadani paasta ja õhtusöögil inimesed kohtuvad, nad pakuvad üksteistele õhtusöögi, tänavatel suured lauad, inimesed istuvad ja koos söövad. Me mõtlesime, et see oleks väga hea põhjus kokku viia eestlasi ja välismaalasi. Ja 3 aastat tagasi tegime nii, et Facebookis kuulutasime välja, et välismaalased kutsuvad teid paasta ja õhtusöögile ja umbes 300 inimest, 300 eestlast, nad kirjutasid meile, et me 300? Ja siis meil oli väga raske leida, et kuhu nad lähevad. Ja siis me leidsime need vabatahtlikud, kes tahab eestlasi külla kutsuda. Aga järgmisel aastal need eestlased, kes on käinud seal külas, nad ütlesid, aga meie tahame ka külla kutsuda. Kuidas jõuluajal, sest jõuluajal on väga hea aeg rääkida kultuurist, jõulust, kuidas eestlased peetavad, mida süüakse, verivorst ja sellest. Ja siis eelmisel aastal me tegime nii, seekord eestlased kutsusid välismaalasi jõuluõhtusöögile. Ja ütle veel lõpetuseks, kuidas see registreerimine käib või kuidas selle leiab selle algatuse? Et meil on üks väike MTÜ satu.ee MTÜ Satu Dialoog, et seal Facebookis saab leida, saab veel registreerida, et meil on veel vabad kohad, ütleme. Ja selle nimi on Iftar? Iftar, jah. On see, kuhu siis saab minna? See on jah. Iftar on see õhtusöög, millal saab süüa. Mina tean, mida mina täna õhtul teen igal juhul omale õhtusöögis. Need kohtad on tõesti imeliselt head ja see vürtsikus ja piprasus, mis jääb niimoodi suus kergelt nagu... Super. Aga teile siis head Ramadani või kuidas, kas soovitakse head Ramadani? Väga õige ja aitäh. Aitäh tulemast meile külla. Suur aitäh teile.